Üks väga huvitav piirkond, kuhu endale kodu ehitada, on vanad suvilakooperatiivid. Nad on nii-öelda paigas arendused juba, aga omaaegsed majad hakkavad väikseks jääma, nad ei vasta tehnilistele tingimustele ja nüüd tuleb leida variant, kuidas see omaaegne paremaks teha. Katrin, mida arvad nendest vanade suvilakooperatiivide ümberehitamisest ja Castelli maja näiteks sinna sisse sobitamisest? Tegelikult on täiesti õnnega koos need inimesed, kellel on niisugune krunt võtta, olgugi et seal on vana maja peal. Ja alati tekib sellisel juhul mõte, et kas hakata seda vana maja renoveerima, kas hakata uut maja peale ehitama, kas uut täiesti individuaalprojekti järgi või siis minna natuke lihtsamat teed ja võtta näiteks sinna tehase pakett ja hakata siis tehase paketist endale sobivat uut kodu kujundama. Meil on õnneks Castelli valikus nii palju erinevaid mudeleid, et tegelikult meil on igale krundile oma maja olemas. Ja suvila piirkonnad, kus on võib-olla natukene erinev see arhitektuur, kus see maja peaks sobituma olemasolevasse keskkonda, et igal krundil on olemas oma ehitusalune pind, on määratud hoonete kõrgus, katuse kaldenurk või vahemik, kuhu ta peab mahtuma. Ja vahel ei oska inimesed selle peale tullagi, et tal on tegelikult oma väikesel krundil oluliselt suuremad võimalused, kui seni on siis selle suvila krundiga kasutatud. Ja kui siis minna vallavalitsusse ja tellida siis sealt need hoonestustingimused, vaadata, missugune maja see seal täpsemalt olema peab, siis olekski see koht, kui võiks näiteks Castellisse külla tulla ja hakata sobilikku maja otsima. Kui täpselt on siis määratletud nüüd tehase maja puhul see, et millised ruumid ja milline see kodu tegelikult valmis kujul hakkab välja nägema? Tegelikult tehase paketiga on määratud ainult välisperimeeter. Et see, kuidas inimene seest teda ringi kujundab, see on täiesti igaühe enda teha. Maja on võimalik ka pikendada, on võimalik lühendada. Näiteks see sama projekt, mida me siin vaatame, see on täiesti teistmoodi võrreldes sellega, mis ta originaalis oli. Me mahutasime ta krundile, mahutasime pere soovid ja ruumid, vastavalt siis krundile, ilmakaartele, juurdepääsuteele ja saigi temast tegelikult eriprojekt, kuigi algas see asi kõik puhtalt tehase originaalprojektist. Oli teil endal juba visioon olemas ka, et kuidas te tahate seda kataloogi joonist muuta? See maja valik tuli tegelikult vastavalt ilmasuundadele, et me tahtsime saada nii, et oleks hommikupäike köögis, õhtupäike oleks magamistoas ja lõunapäike oleks esimeses toas, nii et tänu sellele hakkasime endale otsima maja ja hakkasime ka natuke maja ümber muutma. Aga teie lahkel loal, kuna Katrin mainis, et sees tegelikult on ikkagi suures osas teie looming, teeme väikese ekskursiooni ka. Milline on esimene ruum, kuhu sisse pilgu heidaks? No minule kõige tähtsam ruum on tegelikult praegu meie vannituba ja saun. See on selline puhkamise saun, kus võib olla tund aega niimoodi, et leil on mõnus, auru on palju ja mul on seal omad toolid, kus ma saan olla. Ja sauna ette jääb kohe see ruum, mille kohta öeldakse perenaise ruum. No selle nagu jälle dikteeris meile tegelikult meie koer, kes tuleb sisse mustade jalgadega ja on vaja koera jalgu pesta, on vaja koera ise ennast pesta. Nii et see on tegelikult see koht, kus saab ära pesta kõik riided ja koerad ja muud ja ruumi piisab seal. Aga rääkige natukene ka värvide valikust. Meil on tegelikult valitud natukene looduslikud värvid, natuke külmad, mitte nii palju soojad, aga looduslikud külmad värvitoonid. Me käisime siin teie juures, see on vist peaaegu aasta tagasi, natukene vähem. Ehitus on tegelikult hästi pikk protsess, millal täiega valmis on? Ma arvan, et järgmise aasta suvel on kindlasti kõik valmis ja ma loodan, et tegelikult juba sügisel ikkagi paari kuu pärast oleks enam-vähem kõik valmis. Ja lõpetuseks tahaksin öelda, et ilmselt on praegugi telerite ees väga palju inimesi, kes praktiliselt igapäevaselt mõtlevad selle üle, et milline oma koduprojekt tellida, kuidas peaksid ruumid asetsema, milline see maja üldse peaks olema. Teie töö teeb oluliselt lihtsamaks, kui te tõepoolest heidate pilgu maja kataloogi ja Castelli on üks nendest võimalustest, nii et heitke pilk
Castelli kataloogi ja sealt juba hakkab kodu edasi arenema.